on juba 3 uut jama. Leht lahti plõks, uudis sisse põmm ja nüüd läheb lahti. Lihula Virtsu vahele veeti juhe nagu nöör. 8 miljonit maksis, loodame, et elekter on tööl. 22 kilomeetrit juhe sirge nagu mõõb. Kui nüüd lambipirn ei põle, siis on küll juba päris lugu. Haapsalus on tänavaküsitlus. Rahvas annab nõu ja tarka. Üks tahab riksat, teine märki, 3. tahab lihtsalt siledat asfalti. Tõukeratas kihutab, jalgratas tuleb vasakult. Autojuht jääb keset teed mõtlema oma elu üle. Kas siin võib sõita? Kas siin peab peatuma? Kas siin üldse tohib olla? Haapsalu liiklus, igaüks teab, keegi ei tea, aga kõik sõidavad. Kitsis käivitub top fuel, naabrimees paneb aknad kinni, auto teeb ühe väikse köhatuse ja koer vaatab, kas nüüd kolime. 0-st 100-ni nii kiirelt, et sekund hakkab häbenema. Kui juht ütleb annan gaasi, siis on juba teine nädal. Herilased läksid teise liigase, aga ärge tehke sellest nalja, sest kui herilane saab palli, siis ta nöölab korvi alla. Esiliiga jäi selja taha, teine liiga ootab ees, aga kui noored peale saavad, võib seal tulla päris case. Treener ütleb rahulikult, fänn karjub kõvemini. Herilane ise mõtleb, peaasi, et piletiraha tuleks. Dirhamis on kalavest, suitsub kala rahvasmelu. Üks läheb sinna ainult vaatama, 3 tundi hiljem ostab paadi. Kus kala? Siin kala! Kas värsket? Värskem kui sinu plaanid. Suits tõuseb taeva poole, kajakas teeb tiiru peal. Üks kala läheb inimesele, teine kaob juba kellegi taskusse. Metsas aga puuk on valvel, tema tööpäev pole läbi. Tema ei taha palka saada, tema tahab lihtsalt verd. Ära istu niisama rohus, ära tee seal puugile pesa. Kontrolli pärast sääri, muidu puuk saab sinust sõbra. Veelind sõidab merel ringi, purjed püsti, tuul on taga. Läänemaa sai Eesti meistriks, nüüd võib kapten endale krooni panna. Kui meri läheb veidi viltu, siis ei lähe keegi närvi, sest kui paat on piisavalt kiire, siis jõuad lainest enne välja. Ja lütpalliselt pauguks 4-3 ja koduvõit. Fännid nutavad ja naeravad, väravavaht otsib oma võtit. 2 minutit, 2 väravat, siis vastane teeb veel ühe. Siis Läänemaa ütleb, poisid aitab küll, nüüd meie. Pall lendab, rahvas lendab, õlleklaas peaaegu lendab, aga 3 punkti jäävad koju. Lihulas lööb lõõts nii kõvasti, et isegi pink saab nime. Õie 90. sünnipäev ja pidu läheb järjest pinevamaks. Lõõtsamehed tõmbavad õhku, rahvas tõmbab kõhu sisse, siis hakkab tantsupõrand värisema, nagu oleks top full jälle kiltsis. 90, mis siis? Kui jalg liigub, siis tants kestab. Haapsalu kodukohvikud, 40 on valla. Üks pakub koogi, teine supi, 3. ütleb tule homme ka. Lähed kohvi jooma, saad piruka, lähed pirukat sööma. Saad kontserdi, lähed kontserdile, saad veel kohvi. Lõpuks ei tea enam keegi, kas tulid sööma või lihtsalt kodust ära. Ja nüüd Haapsallu uus pood, võib tulla, võib olla, aga juba räägitakse. Kõigepealt tuleb taristu, siis tuleb maja, siis tuleb pood, siis tuleb inimene, siis tuleb teine inimene, siis tuleb 3, kes ütleb, kas siin on parkimine.
juhe on üleval, top fuel on käivitamisel, herilane on täiakul, kala on grillil, puuk on rohus, paat on merel, pall on õhus, lüts on lahti, pohh on laual ja Haapsalu ei maga. Ei maga! Kui keegi küsib, mis siin Läänemaal toimub, ütle talle lihtsalt ma ei tea, sest selleks ajaks, kui sa hakkad seletama, on juba uus uudis tulnud. Üks juhe, üks puuk, üks herilane, üks kala, üks jalgpall, üks laketauto ja kuskil nurgas keegi ikka lõõtsutab. Läänemaa pole suur, aga uudiste järgi peaks siin elama vähemalt 3 miljonit inimest. Ja kui hommikul lehe avad, siis ära imesta, kui esimene uudis ütleb: täna on rahulik päev, sest siis tead kindlalt, kohe läheb lahti.